Nii, vaikselt inimesed jõuavad kohale. Loodame, et ei ole tehnilisi probleeme. Meil on täna umbes 50 registreerijat webinarile. Nii et loodetavasti saavad kõik kenasti ligi. Aga nüüd, lugupeetavad, ma hea meelega näitaksin teile algatuseks mõned slaidid, sest et meie tänase kohtumise teemaks on seekord tulemusjuhtimine ja see on nüüd juba nende webinaride sarjas 3., kus me siis tutvustame lähemalt erinevaid Sinulab tarkvara lahendusi ja nüüd siin mõned nädalad tagasi kõige esimeses webinaris rääkisime me siis töötamise korraldamisest, sealhulgas siis puhkuste arvestusest, tööaja arvestusest, töögraafikutest, tööaja raporteerimisest ja sellest poolest, mis on tööandjale väga oluline ja eelmisel korral me rääkisime siis ka nendest nii-öelda lepingute haldusest ja korraldusest, et kuidas seda dokumentatsiooni poolt siis korras hoida ja jälgida, et tööandjana on kõik need nii-öelda kohustused, sealhulgas siis ka GDPR-i kohustus töötajate suhtes täidetud. Ja nüüd täna 3. webinaril me keskendume siis tulemusjuhtimisele, mis on jällegi üks selline Sinulab tarkvara, ma ütleks nii-öelda põhisammastest, mille ümber kõik keerleb just selle mõttega, et iga ettevõtte eesmärk ja soov on ju luua mingisugust väärtust, saavutada mingisuguseid tulemusi ja et see nii-öelda kõige võib-olla levinum näitaja on see rahaline number, kasum ja käive. Aga et enne kui selleni jõuda, on neid tulemusi ja tegevusi ja sooritust vaja ka kuidagi toetada ja arendada. Nüüd minust ka natukene. Minu nimi on Maarit Vabrit-Raadla. Mina töötan Sinulabis arendusjuhina ja olen varasemalt siis juba pikki aastaid toimetanud nii ettevõtte juhina kui ka siis personalipartnerina erinevates organisatsioonides. Olen pikalt tegelenud siis leadership coaching uga, strateegilise inimkapitali konsultandi ja nõustajana ja olen ka siis sellise programmi nagu pere- ja töötajasõbralik tööandja märgis, üks konsultante ja assessoreid ja see programm on siis kutsutud ellu Sotsiaalministeeriumi poolt. Ja kes siis minu kohta rohkem infot tahab koguda, siis olete lahkesti ka LinkedInis oodatud võrgustikuga liituma, et mina hea meelega võtan kõik sellised tööalased kontaktid vastu ja laiendan siis ka oma võrgustiku rõõmuga. Aga nüüd enne, kui me liigume nende Sinulabi tarkvara lahenduste juurde, siis ma hea meelega ikkagi natukene räägiksin algatuseks sellest, et mida me mõtleme tulemusjuhtimise all ja kuidas siis Sinulabi tarkvaralahendused, missuguste põhimõtete alusel nad on ehitatud ja kuidas need väike- ja keskmistele ettevõtetele sellist, kuidas öelda siis, süsteemset ja erineval tasandil soorituse osas nagu tuge võiksid pakkuda. Ja ma pikalt nüüd ei räägi küll, aga võib-olla sellise põhiolemuse ja põhimudeli ikkagi libistaks teie osalemisel läbi siit slaidide kaudu ja natukene lihtsalt siis siia taustaks, et millele üleüldse kogu see nii-öelda ettevõtte tulemusjuhtimise olemus ja mudelid, erinevad siis mudelid need võivad olla, millele nad toetuvad ja kindlasti oma kõige olulisema sisendi saab kogu edasine tulemusjuhtimise süsteem siis organisatsiooni visioonist ja missioonist ehk et kuhu me tahame välja jõuda ja miks me seda teeme ja missugust väärtust me loome siis oma klientidele. Ja vot sellest visioonist ja missioonist järgmine tasand on siis selline strateegia ja strateegiliste eesmärkide sõnastamine, fookusvaldkondade määratlemine ja sealt edasi siis juba strateegia elluviimine ja pidev töö ka selle visiooni ja missiooniga
ja strateegiliste eesmärkidega, et kuigi visioon on pikaajaline, samamoodi ka strateegilised eesmärgid on sellised keskpikad või pikemaajalised, ütleme selline 3–5 aastat ja visioon siis ütleme 10+ aastat, siis sealt järgmised sammud saavadki sellest nii-öelda strateegilisest plokist oma kõige olulisema sisendi, mida siis igapäevaselt ja operatiivselt ellu saab hakata viima. Nii et see organisatsiooni visioon, missioon ja strateegia on väga-väga tähtsad. Ma natukene räägin hiljem sellest ka, et mis need võib-olla sellised põhilised probleemid on väike- ja keskmiste ettevõtete puhul, kellega mina olen kokku puutunud. Aga kui me nüüd paneme selle strateegiaploki juurde nii-öelda järgmised tasandid, siis Andre De Waal, kes on ka kirjutanud väga mahuka raamatuse strateegilisest tulemusjuhtimisest. Tema peaks nüüd olema Hollandi professor ja mina olen oma tegevustes ja ka sinule nii-öelda kujundamisel päris palju tema sellistest lähenemistest lähtunud ja mulle väga meeldib ja sobib see nii-öelda süsteem ka. Aga mis siis lisandub sellele strateegilise blokile? Tegelikult on 2 järgmist tasandit. Üks, mida nimetatakse siis juhtimissüsteemiks, mis on siis ütleme võib-olla see mudel, millele organisatsioon on üles ehitatud, tal on erinevad komponendid, ütleme seal organisatsiooni struktuur, tulemuste mõõtmise süsteem, planeerimise raamistik, erinevad infosüsteemid, mida kasutatakse ja siis nii-öelda teine plokk protsessid ja tegevused, sealhulgas siis ressursid, eesmärgid, sooritus ja muud sellised parendustegevused ja see kõik kokku moodustub siis sellise nii-öelda kuidas ma ütlen, skeleti, selgroo siis kogu organisatsiooni sellisele juhtimise põhimõttelisele lähenemisele. Ja nüüd see 3. tasand, mis on seal kõige all, mida nimetatakse juhtimisstiiliks, selle all mõistetakse siis pigem seda, et kuidas nüüd igapäevaselt ka operatiivsel tasandil ja ka nii-öelda inimeste tasandil neid kaasates ja neid suunates ja mõjutades, kuidas siis neid tegevusi ellu viiakse ja see raamistik nii-öelda siis rakendatakse selle eesmärgiga, et see inimressurss tooks selle tulemuse, mida oodatakse. Nii et mõnikord võib-olla olete ka tähele pannud või kuulnud, millegipärast arvatakse, et see tulemusjuhtimine justkui on mingi nii-öelda väike tegevus, et ma olen näinud juhte ettevõtteid, kes ütlevad, et meil on tulemustasu süsteem. Jah, meil on nii-öelda siis tulemusjuhtimine rakendatud ettevõttes või siis väga tihti personaliinimesed ütlevad, et jah, meil on ka tulemusjuhtimise nii-öelda süsteem rakendatud, aga tegelikult tegeletakse siis näiteks arenguvestlustega või tulemusvestlustega, mis on jällegi üks osa sellest kogu tulemusjuhtimise süsteemist ja tema ülesandeks on siis eelkõige keskenduda sellele personaalse soorituse toetamisele ja suunamisele ja arendamisele. Aga tulemusjuhtimine kui süsteem organisatsioonis, nimetagem siis seda strateegiliseks tulemusjuhtimiseks, sest just selle strateegilise ploki osa on äärmiselt oluline. Seal on ikkagi natukene võib-olla laiem ja läbib siis kogu organisatsiooni kõiki erinevaid juhtimistasandeid ja ka väga paljusid siis tegevusi ja protsesse. Nüüd ma järgmisel pildil siin slaidil olen natukene värvinud ära nüüd need mõned plokid ja paari sõnaga ma toon välja ka selle, et mida meie nüüd oleme oma töös tähele pannud, et mis võib-olla saavad selliseks väikseks probleemikohaks või takistuseks, et mõne slaidi pärast ma näitan ja räägin teile ka 2018 aastal läbi viidud siis tulemusjuhtimise praktikate digiteerimise uuringust ja nendest tulemustest. Aga selle pildi peale võib öelda siis seda, et miks see ülemine plokk, see strateegiline plokk on punaseks tehtud, on see, et väga tihti ei kommunikeerita seda visiooni ja missiooni organisatsiooni nii-öelda edasi või laiali kõikidele töötajatele, et juhtub see, et
need strateegilised eesmärgid ja visioon on küll olemas, aga see jääb ainult siis kas omanike või siis ka väiksema ringi nii-öelda juhtide teada, et millegipärast nähakse selles nii-öelda vajadust võib-olla isegi hoida saladuses, eks ole, et määratledes seda siis nii-öelda konfidentsiaalsena ja ärisaladuse mõttes nii-öelda olulisena mitte jagada, aga tulemusjuhtimine on ikkagi väga suures osas ka kultuuri osa ja nii-öelda edukat tulemusjuhtimist ei ole võimalik rakendada, kui näiteks töötajatele ei kommunikeerita just kas või osaliselt või seda kõige tähtsamat osa sellest strateegilisest plokist. Seda informatsiooni on kindlasti inimestele vaja. Nüüd teine võib-olla selline süsteemne puudus, mida on võib-olla ka näha, on see, et mis puudutab seda alumist plokki juhtimisstiili. Ja kui me räägime sellest, et kuhu meie töömaailm üleüldse on liikumas, siis me liigume ikkagi selles suunas, et töötajad pigem saavad meie jaoks partneriteks ja kaasamõtlejateks ja selline autoritaarne juhtimisstiil enam väga hästi ei toimi, mis tähendab seda, et ka juhtimisstiil peab kaasa tulema selle tulemusjuhtimise kultuuri kujunemisega. Nimetagem siin siis leadershipi eestvedamist ja muid selliseid kaasaegse kultuuri komponente nagu kaasamine, tagasisidestamine ja personaalne lähenemine ja see siis pigem sellisel inimeste tasandil eelkõige ja võib-olla kui lõpuks kõik need nii-öelda komponendid omavahel kokku panna ja kujundadagi täiesti teadlikult seda süsteemi, siis juba need nii-öelda tulemused paranevad ja ressursi kasutamine on nagu mõistlikum ja optimaalsem. Aga jah, et oluline on ikkagi mõista, et see tulemusjuhtimise süsteem on üks tervik ja see on ka asi, mida me oleme siis sinu läbi tulemusjuhtimise moodulit ja lahendusi ehitades silmas pidanud. Ja võib-olla teine teema, mis on nüüd ka selle tulemusjuhtimisega seotud, on see, et mitte ainult nüüd protsessid ja süsteemid ja struktuurid ei ole oluline määratleda ja neid nii-öelda nendest kinni pidada ja neid ellu viia, vaid väga-väga oluline on see, et tulemusjuhtimine oleks seotud ka inimeste arendamisega, sest et paremaid tulemusi ei saavutata pelgalt selle abil, et me rohkem tööd teeme, vaid tööd tuleb teha targalt ja seda potentsiaali ja inimeste ressurssi tuleb kogu aeg arendada ja osata teadlikumalt ja paremini siis ka ära kasutada. Nii et selles vaates on inimeste arendamine jällegi tulemusjuhtimise süsteemis äärmiselt olulisel kohal ja võib-olla rakendub rohkem siis ka sinna nii-öelda juhtimisstiili alla kui juhtimiskvaliteedi üks selline tunnuseid. Tulemusjuhtimise protsessist ma väga pikalt ei räägi, ma arvan, et selle kohta võiks teha täitsa kohe erineva webinari. Aga kui nüüd lihtsustada, et missugune võiks ühes väike ja keskmises ettevõttes siis tulemusjuhtimise mudel välja näha, siis ma arvan, et seda väga keeruliseks ei ole vaja ajada. Oluline on siis nii-öelda see strateegiline plokk, visioon, missioon, väärtused. Järgmisena sõnastada selgelt strateegilised eesmärgid keskpikaks perioodiks ja nii-öelda siis kolmanda etapina või kolmanda taseme vaates tegeleda sellise lühemaajalise eesmärgistamise, mõõtmise ja soorituse toetamisega. Et see võiks olla selline lihtne mudel tulemusjuhtimisele väike ja keskmises ettevõttes. Ja eesmärgistamine samamoodi, et selle tulemusjuhtimise kõige põhilisem loogika on see, et eesmärkide planeerimine saab alguse siis nii-öelda ülevalt ja liigub detailsemaks läbi nende juhtimistasandite siis allapoole kuni ka üksikisiku tasandile, kus on siis kirjas selged mõõdikud, mida oodatakse ja mis see tulemus on, mis on nii-öelda soovitud. Ja see nii-öelda tagasisidestamine hakkab siis toimuma sealt nii-öelda altpoolt ülespoole, et missugune see panus on olnud,
kuidas me moodustame siis selle terviku ja kuidas see üksikisiku tulemuslikkus aitab kaasa siis kogu organisatsiooni eesmärkide ja tulemuste saavutamisele. Et see on selline hästi lihtsalt välja tuues tulemusjuhtimise loogika, et me planeerime, viime ellu, mõõdame, tagasisidestame, parendame ja siis planeerime jälle uuesti uues ringis. Ja ma enne mainisin ka sellest uuringust 2018 aastal, mis läbi sai viidud Tallinna Tehnikaülikoolis. See oli nüüd minu juba teise sellise magistrihariduse saamiseks tehtud uuring siis väike- ja keskmistes ettevõtetes ja keskendusin siis just nimelt sellele strateegilisele tulemusjuhtimisele, et kui palju ja milliseid praktikaid rakendatakse üleüldse ja milline on see digitaliseerimise tase. Et me ainult ei räägi sellest, et me praktikaid rakendame, vaid et kuidas me saame seda teha jätkusuutlikumalt ja selliselt, et ta oleks nii-öelda tulemuslikum ja toetaks väike- ja keskmise ettevõtetele sellist nii-öelda väärtusloomet samamoodi. Ja mõned võib-olla sellised huvitavamad tulemused, et kui me vaatame tulemusjuhtimise praktikaid, siis kõige enam rakendati finantsmõõdikutega seotud praktikaid. Et hästi tavapärane on see nii-öelda eelarvestamine, käibe ja kasumi ootused ja nende jälgimine pidevalt ja natukene võib-olla vähem juba sealt edasi on siis töö eesmärkidega. Veidi üle poole vastanutest siis tegelesid nendega teadlikult ja süsteemselt ja nii edasi ja nii edasi, et seal päris lõpupoole on võib-olla mõned sellised meetodid nagu tasakaalus tulemuskaart, mida väike- ja keskmistes praktiliselt üldse ei kasutata, sest et ta tundub olevat liiga keeruline, aga millegipärast ei ole ka sellist liinsüsteemi keskset lähenemist ja väga vähe tehakse ka tulemuslikkuse analüüsi, nii et hästi nii-öelda üldiselt kokkuvõttes võib öelda, et väike- ja keskmistes ettevõtetes eelkõige keskendutakse siis finantsnäitajatele ja vähem tegelikult analüüsitakse, et mis on nende kas heade või halbade tulemuste taga. Siis mida veel uuritud sai selle konkreetse siis magistritöö raames, kui ma enne ütlesin, et tulemusjuhtimine on väga otseselt seotud sellise arengutegevusega organisatsioonis ja töötajate nende kompetentside arendamisega, aga ka organisatsiooni arendamisega. Ja küsitud sai siis, et kuidas toimub õppimine, missuguseid arendamisega seotud praktikaid rakendatakse. Ja nagu te siit ka näete, siis kõige rohkem väike- ja keskmistes ettevõtetes rakendatakse sellist vahetut töökohal õppimist, mis võib tähendada nii ühte kui teist, et ta võib tähendada seda, et tulid tööle, viskame su vette, vaatame, kuidas sa hakkama saad. Aga ta võib tähendada ka seda, et töötaja tuleb tööle ja eelkõige juhendatakse siis tema selliseid otseseid tööalaseid oskuseid, kas seda tehakse siis läbi sellise nii-öelda koolituse, juhendamise või muude tegevuste ja praktikate. Aga nagu te näete, siis töötajate arendamise praktikad on oluliselt madalamad. Isegi kui me vaatasime nüüd neid tulemusjuhtimise praktikaid, siis annab tunnistust, et seda seost ikkagi väga palju ei nähta tulemusjuhtimise ja töötajate arendamise vahel ja see võiks kindlasti rohkem tähelepanu saada. Küsisime ja uurisime nüüd ka lähemalt digitaliseerimise teemasid ja küsisime siis, et missuguseid tulemusjuhtimise digilahendusi organisatsioonis kasutatakse ja välistasime sealt siis Exceli ja muud tabeliarvutussüsteemid ja pigem siis keskenduti sellele, et kas teil on kasutusel mõni spetsiaalne tarkvara. Ja siin on siis näha, et jällegi kõige rohkem kasutatakse siis sellist finantsjuhtimise raamatupidamislikku tarkvara. Juba on natukene tulnud juurde ka selliste võtmenäitajate mõõtmise lahendusi, meeskondlike tööjuhtimise ja töö korraldamise lahendusi. Aga üldiselt võib öelda, et see digitaliseerimine on suhteliselt madalal tasemel ja siit ei tule küll nagu väga välja, et seda ka soovitakse tulevikus teadlikumalt digitaliseerida. Nii et
natukene me jõuame selleni välja, et missugune on see teadlikkus üldse ettevõtte juhtide ja omanike osas ja miks see selline siis, miks see digitaliseerimine ei ole nagu veel teadvustatud, vähemalt siis selle tulemusjuhtimise poole pealt. Ja kui nüüd vaadata seda töötajate arendamise osa, siis jällegi, et kui me nüüd räägime parematest tulemustest, paindlikumast lähenemisest, siis see justkui eeldaks, et ka meie need õppemehhanismid või õpiteekonnad on läbimõeldud ja paindlikud, aga seda pilti vaadates tekib tõsine kahtlus, et ka neid nii-öelda õppimise arengu praktikate digitaliseerimist on ikkagi väga-väga vähe ja mis on iseenesest ka kurb. Ja võib-olla see ongi koht, miks just Sinulab välja toob selle tulemusjuhtimise ja arengutegevuse sidumist, et toetada neid praktikaid ja võib-olla rohkem aidata neid juurutada, sest et see asi kõik oleks lihtsam ja kiirem ja operatiivsem ja siin tarkvara kindlasti saab aidata. Paraku jah, et rakendatakse väga vähestes ettevõtetes tulemusjuhtimise praktikaid ja tarkvara siis veel vähem. Töötajate arendamine pigem ei ole järjepidev, vaid ainult siis selline vajaduspõhine ja tulekahju kustutamine väga tihti. Ja digitaliseerimine on Eestis just juhtimistegevuste osas jäänud tahaplaanile ja seda ei tehta peaaegu et 90% ettevõtetes või ütleme niimoodi, et selliseid järeldusi me saame teha siis selle valimi alusel, keda me nüüd lähemalt uurisime ka selles uuringus. Nagu öeldud siis, et tulemusjuhtimine on ikkagi kogu ettevõtte toimimise ja kultuuri osa, nii-öelda mõtteviis ja siin ei saa öelda, et sellega tegelevad ainult juhid, vaid sellega peavad süsteemselt tegelema kõik töötajad vastavalt siis missugusel tasandil ja missuguse panusega. Strateegia, visioon on olulised ja kindlasti süsteemsus ja järjepidevus, mis on olulised. Aga nüüd ma panen oma slaidid kinni ja viiksin teid siis Sinuläbi keskkonda. Vaataksime natukene lähemalt ka seda, missugused need erinevad lahendused on ja kuidas neid on võimalik kombineerida. Nüüd me oleme siis sisenenud Sinuläbi ja võib-olla lihtsalt informatsiooniks, kes ei ole varasemalt osalenud või esmakordselt näevad siis sellist tarkvaralahendust Sinuläbi oma eelkõige, siis siin vasakul on näha erinevad menüüvalikud, teemapõhised, siis siin on, millest me rääkisime üle-eelmisel korral, ettevõtte siis struktuur, ametikohtade register, kasutajad ja muu informatsioon töötajate kohta, mida tööandja peab koguma. Siis eelmine kord me vaatasime töötamise lahendust, kus on siis puhkused ja töögraafikud ja muu selline oluline informatsioon jällegi, mis on tööandja vastutus ja mõnes mõttes võib ikkagi öelda, et ka see on tulemusjuhtimise osa, sest et kui see nii-öelda bürokraatia ja paberimajandus võtab ikkagi väga palju aega ja ruineerib ka juhtide tööd, siis ta kindlasti mõjutab ka seda tulemuslikkust ja juhtimise kvaliteeti. Ja täna me räägime siis tulemusjuhtimisest ja tulemusjuhtimise lahenduses on meil 3 sellist alamvalikut, alamlahendust, et nendest ma kõikidest järgemööda siis räägin ja näitan ka, et mismoodi ta toimib ja mis tema põhimõte on. Ja nagu öeldud, siis kõige selle taga on see nii-öelda tulemusjuhtimise organisatsiooni läbiv süsteemsus, mis puudutab nii planeerimist, tagasisidestamist kui ka siis tulemuste hindamist. Nii et alustame võib-olla siis sellest, mis ka eelnevalt räägitud sai, oli see, et väga tihti visioon, missioon ja ka siinkohal väärtused ei ole väga selgelt kommunikeeritud ja kättesaadavalt kõikidele ettevõtte töötajatele. Vot sellest tulemusjuhtimise moodulis kuvatakse nad siis põhimõtteliselt kogu aeg ja kõikidele kasutajatele, et oleks aru saada, miks me siin oleme, mida me teeme ja kuhu me tahame välja jõuda.
Nüüd järgmisena, mida jällegi kuvatakse kõikidele töötajatele, on siis osa või ütleme, see kõige olulisem osa strateegilistest eesmärkidest, et ta on siin lahterdatud sellise väikese tabeli kujul, et oleks arusaadav ja seda on võimalik siis peakasutajal ka muuta ja täiendada ja jällegi, et see on asi, mis peaks olema kõikidele töötajatele nähtav ja arusaadav. Ja nüüd kolmas plokk puudutab siis eesmärgistamist. Ma võtan lahti nüüd siin eelmise aasta, siin on mul natukene rohkem informatsiooni. Ja ta näeb siis välja selline, et kõigepealt on siin öelda selline ülevaade, mis staatuses ja kui palju meil siis erinevaid eesmärke on kas siis täidetud täitmisel või tühistatud või tehtud. Ja siia alla on võimalik siis luua ettevõttel selline aastane eesmärgistatud tegevuskava. Siin on 3 tasandi eesmärke, on organisatsiooni või valdkonna tasand, on osakonna tasand, mis on märgitud siis sinisega ja on punane tasand, mis on siis nii-öelda personaalselt isikutele delegeeritud eesmärgid. Ja milline see eesmärk siis välja näeb, kui me näiteks võtame lahti siin ühe üldeesmärgi, siis võib-olla selle lahenduse kõige põhilisem mõte on ikkagi see, et ka töötajal, kellele siis delegeeritakse see personaalne eesmärk, et tal on aru saada, mismoodi see eesmärk läbi tasandite liigub ja kuidas siis tema tegevus on seotud siis nii-öelda osakonna tasandi eesmärgiga ja kuidas see omakorda annab sisendi siis sellisesse ettevõtte aastasesse nii-öelda tulemusnäitajasse või eesmärki. Nii et see peaks looma sellise loogilise seose, et eesmärgid on omavahel seotud, sest et mida väga tihti juhtub ja on näha ka see, et nagu ma seal slaidide peal ka näitasin, et juhid tegelevad strateegiaga ja ettevõtte sellise eesmärgistamise planeerimisega ja töötajad siis teavad ainult seda, mida nemad peavad tegema, aga kõik see, mis jääb sinna, see seos, mis jääb sinna vahepeale, et see on, ütleme üldjuhul selline suhteliselt puudulik. Aga see on teisest küljest jällegi vajalik just nimelt, kui me tahame, et inimesed kaasa mõtleksid, võtaksid vastutuse, oleksid pühendunud ja motiveeritud ka neid eesmärke saavutama. Nii et ka sellest lahendusest võiks siis pikemalt rääkida ja siin on siis näha, et ka kasutajad saavad jooksvalt anda kommentaare, näiteks siis see, kellele eesmärk on delegeeritud, et tema saab siia kommentaare lisada ja ta saab siis muuta ka selle eesmärgi staatust, et kõik muu on tema jaoks siis piiratud. Ja see eesmärgistamine liigub siis nagu öeldud ülevalt alla läbi juhtimistasandite kuni nii-öelda selle individuaalse panustaja töötajani välja. Siis teine lahendus, mis on ka väga palju positiivset tagasisidet saanud, on käsiraamatute lahendus, mis tähendab seda, et selle mooduli kaudu on siis võimalik teha kättesaadavaks töötajatele kõik neile vajalikud nii-öelda siis korralduslikud materjalid. Näiteks on siia pandud siis näidisena töötaja käsiraamat, ohutuse juhendid, neid võib ka siis teemade kaupa veel liigitada, näiteks keevitajate ohutusjuhendid, üldised ohutusjuhendid, projektijuhtide ohutusjuhendid objektil ja nii edasi. Mina panin siis siia sinu läbi manuali sellised juhendid samm-sammult. Siia on võimalik siis versiooni uuendamise kuupäev lisada ja kui nüüd näiteks kvaliteedijuhtimise süsteemis on oluline ka jaotis või mingi kood, siis ka selle saab siia lisada. Ja siia on võimalik siis neid erinevaid käsiraamatuid hästi lihtsalt ja mugavalt ka lisada ja valida ise ka neid värve. Siis veel üks selline huvitav lahendus, mis võib-olla sobib natukene paremini sellistele ettevõtetele, kus toimuvad regulaarsed koosolekud. Siin on siis võimalik planeerida ära, lisada koosolekuid ja siin all tabelis on näha ka nii-öelda register kõikide planeeritud ja toimunud koosolekute kohta ja mida see lahendus võimaldab eelkõige on siis see,
et nüüd koosoleku lisamisel on muuhulgas võimalik lisada ka teemasid ja päevakorrapunkte. Ja kui nüüd koosolek on toimunud, siis on võimalik ka neid, mul ei ole siin päevakorrapunkte, kohe ma vaatan ühe näidise, näiteks see. Et siin on siis näha, et kes olid osalejad, staatus on koosolekul, et ta on toimunud ja siin on võimalik siis päevakorrapunktidele juurde lisada ka otsust tekstina, määrata, et kes on siis nüüd selle otsuse elluviija, rakendaja, vastutaja ja siia on võimalik siis määrata ka tähtaeg, millal peaks see otsus või see tegevus siis ellu viidama. Ja mis on võib-olla veel hästi mugav selles lahenduses, et see nii-öelda protokoll või kinnituse otsuste ja vastutajate osas on võimalik siis hästi mugavalt saata kõikidele osalejatele, kes koosolekul olid. Nii et selline lahendus, mis võimaldab siis ka võib-olla sellist memode kirjutamist ja protokollimist natukene lihtsustada ja infot siis omavahel osalejate vahel ka jagada. Ja neljas lahendus, mis nüüd ka jällegi tulemusjuhtimise teemat väga palju toetab, puudutab protsesse ja seda, kuidas näiteks see äriprotsess ja tugitegevused on organisatsioonis üles ehitatud ja läbi mõeldud. Nüüd esimeses plokis siin kõige üleval suunatakse siis kasutajat või juhti kirjeldama ära, et missugune on see ettevõtte äriprotsess, missugustest teemadest ta täpsemalt koosneb ja määratleda siis ära ka, et missugused on need tugitegevused, mis äritegevuse seisukohast kõige olulisemad on. Ja järgmises plokis on võimalik siis omakorda neid põhiprotsessi plokke natukene rohkem lahti kirjutada. Siin on lihtsalt mõned näited toodud, näiteks turunduse all on, siia saab lisada mitmeid neid nii-öelda alamprotsesse, aga et selle turunduse üks alamprotsessidest on siis meediaga suhtlemine ja siia on võimalik luua selline sammuline ülevaade ja omakorda siis siin all tabelis ilusasti ära kirjeldada, et mis konkreetses etapis tehakse, mis on selle väljund, kes on vastutaja, see on siis ametikohapõhine ja kui on, siis ka mõõdikud siia juurde lisada. Ja mis on võib-olla ka eriti mugav, on see, et need erinevad moodulid on omavahel liidestatud ja seotud. Näiteks, kui nüüd see meediaprotsess peaks mingil hetkel muutuma ja teil on vaja inimestele sellest teada anda, siis on hästi mugav kas kohe alla laadida siit PDF-dokumendina see nii-öelda protsess või siis luua sellest e-koolitust e-õppemoodulisse ja määrata sinna siis need inimesed, kes kindlasti peaksid selle uuenduse ja muudatusega kursis olema. Nii et ei ole vaja mitu korda sisestada, ei ole vaja tegelikult mitmeid kordi alla laadida. Süsteemi siseselt on võimalik juba seda infot või ka seda muutust näiteks protsessis teistega jagada. Ja loomulikult saab siis siia lisada siis juurde alamprotsesse ja alamprotsessile samuti juurde lisada teisi alamprotsesse. Üks näide on siin näiteks värbamise puhul, kus meil on siis töötajate selline strateegiline plokk. Siin on üks teema värbamine ja selle all siis värbamise ja valiku kirjeldus, mis on küll üsna lihtne, aga väikestes ja keskmistes ettevõtetes ei peagi midagi keerulist tegelikult tegema. Et siis on võimalik neid protsesse hästi mugavalt üle vaadata ja jälgida, et nad oleksid ajakohastatud ja vastaksid siis ka sellele, mida tegelikult praktikas tehakse või mida oleks siis vaja teha. Ja eriti lihtsaks teeb see elu siis, kui on vaja näiteks mingisugust vastavuskontrolli teha kvaliteedijuhtimissüsteemi osas või mis iganes, et siis on kõik need materjalid ja see info ühes kohas saadaval.
Nüüd see võib-olla tulemusjuhtimise moodul, mida me kindlasti arendame edasi, puudutab rohkem sellist organisatsiooni süsteemset lähenemist ja nii-öelda üldist pilti ja selle kujundamist. Aga kindlasti on oluline koguda siis erinevat informatsiooni kogu andmebaasi ulatuses ja selleks me oleme teinud siia ühe sellise lahenduse nagu raportite generaator, mis tähendab seda, et erinevaid näitajaid valides on siis võimalik genereerida siia kas siis automaatsed raportid või mingisugused võrdlevad raportid, näiteks valides siis üks või mitu moodulit, alammoodulit ja siit omakorda vajalikud andmeväljad, mille kohta soovitakse seda raportit saada ja siia on võimalik lisada siis ka veel mingisuguseid võrdlevaid valemeid, et juhised on kõik ilusasti antud. Ja lisaks on siis nende raportite abil, mis salvestatakse nüüd siia konkreetsesse tabelisse, võimalik koostada oma selline statistika dashboard, mis on dünaamiline ja ajas uueneb, et tekib hea ülevaade, et missugused andmed ja missugused näitajad on meie jaoks olulised ja kas nad annavad meile võimaluse mingisuguseid otsuseid vastu võtta. Et see puudutab siis nüüd andmeid ja sellist raporteid, statistikat ja analüütikat. Aga kindlasti on hästi oluline tegeleda ka sellise soorituse juhtimisega ja päris eraldi lahendus, mida nüüd ka on võimalik kombineerida selle kogu tulemusjuhtimise süsteemiga, on siis selline klassikaline arenguvestluste lahendus, kus siis juhi ja töötaja vahel toimub nii-öelda siis selle personaalse soorituse ühest küljest planeerimine, aga hindamine ja võib-olla selle lahenduse kõige käepärasemaks osaks on see, et eelmise perioodi info tuuakse siis süsteemis automaatselt üle uude dokumenti ja et seda on võimalik siis nii-öelda siis eelmist perioodi hinnata, järgmist perioodi planeerida ühes ja samas dokumendis. Lisaks on võimalik siis sellesse dokumenti lisada nii-öelda update vestluseid, mida saavad töötaja ja juht mõlemad algatada siis näiteks aasta või poolaasta jooksul, sõltuvalt kui pikaks perioodiks siis see vestlus on nii-öelda üles ehitatud, aga et siin on siis näha ka, et missugused plokid siia nii-öelda dokumenti kuuluvad, et siin on personaalne tagasiside, võib kasutada näiteks kas kompetentse hindamise alusena või siis ettevõtte väärtuseid. Siin on siis eelmise perioodi tööalased eesmärgid, siin on siis eelmise perioodi arengutegevused ja koolitusvajadused, hinnangu andmine ja siin on siis võimalik planeerida järgmise perioodi tööalaseid eesmärke ja järgmise plokina ka arenguvajadust. Ja hästi mugav on koguda siit ka tagasisidet siis just personaalsel tasandil, et töötaja saab anda tagasisidet juhile ja teha ettepanekuid ettevõttele, aga siia saab siis ka karjäärivõimaluste ja järelkasvu osas teha märkmeid, mis on siis konkreetse inimesega seotud. Ja eks neid sellise soorituse juhtimise ja personaalse lähenemisega seotud tööriistu on muidugi veel, aga võib-olla mis on üks selline ka väga oluline oskus, mida tänapäeval töötajatele tuleb kindlasti õpetada ja juhil ka toetada seda kompetentsi, on siis võib-olla selline enesejuhtimisega seotud võimekus, et kui töö on piisavalt iseseisev ja eeldatakse, et töötaja ikkagi planeerib oma tööaega ja tööülesandeid ise, siis vot siin on erinevad tööriistad, mis tal võimaldavad seda teha. Näiteks kas või igapäevane operatiivne tegevus, panna siis endale kirja erinevad ülesanded ja taskid ja märkida neid siis tehtuks ja jälgida siit ka, et kui palju neid tunde siia konkreetselt on kulunud ja jälgida siis ka seda, et kuidas need nädala jooksul kenasti siis missuguse pildi see nädal töötaja jaoks siis lõpuks moodustab, et mis sai tehtud ja kui palju aega selle peale kulus. Ja siin näiteks on töötajale tehtud ka selline personaalne dashboard, kus ta siis saab näha enesehinnang, mis on niisugune võib-olla tasakaalus elu,
ütleme, teemale tähelepanu juhtimine, siis see tulemuslikkuse hinnang, mis puudutab nüüd teda ennast, et missuguse isikliku hinnangu ta enda tööle siis annab näiteks nädala lõikes või kuu lõikes. Ja siin on siis näha, et missugused on need erinevad, kui palju neid ootelülesandeid on siin selles task manageris ja et nendele tähelepanu pöörata. Ja siin all on siis terve aasta sellise aktiivsuse graafikuna kuvatud, et iga kuu kohta on siis näha, et mitu ülesannet või taski on tehtud ja kui palju on kokku siis kulunud tunde. Minul siin praegu väga palju infot ei ole, et siin on praegu siis ainult see 1. märtsi task, mis ma tegin, aga et siin on võimalik siis jooksvalt jälgida ennast ja analüüsida ja tagasisidet anda. Ja võib-olla, mis on veel hea, on see, et teisipäeval oli meil siis üks järjekordne webinar, me rääkisime usaldusest inimsuhetes ja tööalastes suhetes ja ka sellises virtuaalses suhtlemises. Ja vot siin on töötajale antud siis võimalus, et ta saab jagada ligipääsu oma sellele enesejuhtimise osale plokile, et muidu see on individuaalne tema jaoks, et teised siia ligi ei pääse, ka tema juht kaasa arvatud, aga et ta saab siis anda õigused, kas on mõni kolleeg, kellega nad vastastikku toetavad või oma otsesele juhile või siis, ma ei tea, personalijuhile või mõnele mentorile ja coach'ile, kes teda igapäevaselt toetab, et siis saab neid õiguseid anda, aga eks ta on üks selline jällegi usaldusega seotud teema ja natuke sõltub ka sellest, et kuidas see enesejuhtimine, see operatiivse tegevuse juhtimine inimese tasandil siis organisatsioonis on korraldatud ja kokku lepitud. Ja eks neid lahendusi on siin veel, mida kõike on võimalik kasutada, näiteks meeskonnatöö ja sellise ühistöö lahendused, kus on võimalik siis meeskondi ja gruppe koostada, kellel on siis oma nii-öelda ligipääs siia, nad saavad jagada infot ja pilte ja mõtteid ja chattida omavahel, on näha, kes on liikmed selles grupis, nad saavad endale siis püstitada ka selliseid grupipõhiseid eesmärke siin, saavad siis jagada vastastikku ülesandeid ja jälgida, et kuidas need on tehtud. Saavad ka online koosolekuid siin läbi viia, et siin on näha, et kui koosoleku juurde on lisatud siis selline ikoon, siis ta on videokoosolek ja seda saab kohe siinsamas süsteemis ka teha. Faile saab jagada ja siin on siis nii-öelda üldinfo, et mis on selle grupi eesmärk ja väärtused ja head tavad. Aga jah, et kõik need ülejäänud lahendused ka, mis siin sinu läbi selles tarkvaras olemas on mõeldud eelkõige selleks, et juhi ja töötaja vahel liiguks info, et juhil oleks seda inimeste juhtimist võimalikult mugav ja mõnes mõttes ka lihtne nagu teha, aga ikkagi meeles tuleb pidada, et tarkvara ei tee kunagi juhi eest seda tööd ära. Et mõelda on ikka vaja ja inimestega suhelda on ikka vaja, et lihtsalt tarkvara aitab võib-olla seda süsteemsust ja järjepidevust natukene paremini nagu järje peal hoida ja siia jääb ju ka kogu ajalugu, mis nii töötaja kui ka siis juhi kohta siis siia sisestatud on, mis on ka jällegi väga oluline väärtus, kui me räägime sellest, et me liigume sellise personaalsema juhtimise poole kogu aeg ja ka see tulemuslikkus kasvab ikkagi ju persooni tasandil. Et sellega tuleb tegeleda. Aga jah, siin on palju siis selliseid arenguga seotud tööriistu, koolitus ja kompetentsi moodulid, e-õppe, mis võimaldab siis kogu õppetegevuse siis virtuaalseks viia, coaching ja onboarding ja on võimalik ka siis erinevaid uuringuid ettevõttes sees ja ka väljapoole läbi viia ja jälgida siis nende tulemuslikkust. Ja võib-olla väike keskmisele ettevõtte juhile on ka värbamine üks selline teema, mis vajab sellist struktureerimist ja siin on ka siis moodul selle jaoks, et seda kõike lihtsamaks teha ja just mis puudutab sellist tulemuslikkust ja töötaja kogemust ja sellist personaalset lähenemist oma inimestele. Nii, aitäh neile, kes kuulasid ja kes tundsid, et kasulik oli. Ja kui on küsimusi, siis andke märku. Ja muidugi võib oma küsimusi ka hiljem esitada ja saata ja kui on soov rohkem teada saada, siis üldjuhul me ikkagi teeme veel ka sellise personaalse demo ja
ja vajaduste kaardistamise ettevõtetele, et olete oodatud, et võtke ühendust ja andke märku. Aga aitäh tänase eest ja loodetavasti kohtume jälle.